Me ei kuula täna lihtsalt sõnu, vaid seda, mis jääb nende vahele. Mälestusi ja tundeid, mis kõnelevad sinu tõde. Nii et pane neid hästi tähele. Sest iga sõna elab igaühes omamoodi. Toob pinnale just selle, mida oled valmis kuulama või millegi, mis ootab ammu, et sind suunata. Minu tänaseks saatekülaliseks on armas Stella Terna ning ma juhatan ka tema sisse, aga kasutades tema enda loomingut. Stella lihtsalt on piiritu, aegumatu, maailma ime, tingimusteta, tahtele allumatu, vaba tahe. Puudutatus ja uppumine, hingamine ja hingetus korraga. Ta saab sind tabada siis, kui sa oled teda kutsunud. Ja kõigi meie õnneks mina teda täna siia kutsusin. Tere, Stella! Tere! Siis, kui ma sinu luuletuste otsa komistasin või tegelikult sinu Instagramis, sinu reelside otsa, kus sa jagasid oma loodut, siis iga kord see puudutas mind nii mitmetes kihtides. Ja siis, kui tuli välja sinu luuletus Sisemine laps, siis tekkis minu sees hästi tugev tunne, et ma tahan seda saadet täpselt sellises formaadis teha, nagu ta siin on. Ja me oleme siin praegu üks majas ja üks maja on mulle ammu rääkinud, et Helle, et me võiksime teha live podcasti salvestuse. Ja kuidagi mõtlesin, et jaa, võib-olla. Ja kui tuli minuni see sõnum, et ma tahan sinuga seda saadet salvestada, siis oli sama selge, et ma tahan seda teha siin. Ja ma tahan, et seda energiat jagaksid siin ruumis veel peale meie ägedad, ilusad hinged. Ja see on hästi huvitav seda vestlust pidada, sest see on hästi teistsugune formaat. Ma ju lihtsalt ei küsi küsimusi ja ma olen ise nii ootusärev selle osas. Ja võib-olla, kui ma mõtlesin, et millest siis üldse alustada, siis kas sul on ka selline luuletus, mis ilmestaks seda, kuidas sinu teekond üldse alguse sai? Esiteks aitäh kutsumast. Ka mina väga hea meelega ja kiiresti ütlesin sellele sinu pakkumisele jah, sellepärast, et mulle alati meeldib inimestega koos ruumis viibida ja selline ühisloome väga kõnetab mind. Aga kontekstist võib-olla üldse minu luulele või selleks, miks ma üldse hakkasin luuletama, on see, et täpselt aasta aega tagasi ma alati mõtlen, kuidas seda nagu öelda, et ühest küljest lõppes minu pikaajaline suhe, teisalt on oluline märkida see, et see oli minu jaoks ootamatu ja see oli selline südame murdumine, sest see lahkuminek oli ühepoolne. Täna muidugi seda nagu öelda tundub naljakas, sellepärast, et ma ei koge, et ma oleksin selle olukorra ohver, vaid see oli kõige suurim kingitus, mis minuga juhtuda sai. Aga muidugi too hetk, kui see nii juhtus, siis ma niimoodi ei mõelnud selle peale või ütleme niimoodi, et proovisin mõelda niimoodi, aga muidugi käis sinna juurde igasugust erinevat valu. Ja siis, kuna ma olen selline inimene, et ma usun, et kõik on põhjusega ja et kui nii, siis ju siis nii peab olema, siis ma tahtsin oma sellistest rasketest emotsioonidest või leinast või kurbusest või vihast või kõikidest nendest tunnetest, mis tulevad kaasa, kui me elus justkui midagi kaotame vastu oma tahet või me leiname kedagi, et ma ise näen, et selline südame murdumine ja leina protsess on sarnased või et sa käid läbi sarnaseid faase. Ja siis ma mäletan, et ma tahtsin niimoodi hästi kiiresti minna sinna, et jaa,
super, ahah, nii pidi olema, selge, lähme edasi. Ja siis käisin ka ühes konstellatsioonis ja siis see konstellöör ütles mulle ka, et Stella, et sa ei saa põgeneda. Et sa võid olla ükskõik kui teadlik ja sa võid olla nagu et kõik sina teed nagu raamatu järgi, aga sa oled inimene ja see olukord tekitab sulle valu ja sa ei saa teadlikkusega või intellektualiseerimisega nendest mööda minna. Et see lein tuleb kogeda ja seda valu tuleb kogeda, et sul ei ole pääsu. Ja siis ma niimoodi mäletan, et sealt konstellatsioonist läksin nagu koju ja siis istusin niimoodi koju maha niimoodi, et okei, et ma ei saa põgeneda. Ja siis ma kirjutasin luuletuse, millest suures plaanis algab ka minu luuleraamat. Ja see kõlab, selle pealkiri on Kõigile on ruumi. Ja see luuletus räägibki nendest tunnetest, mida me inimestena üldse ei tahaks tunda. Ja siis kas vaatame Netflixi või oleme telefonis või lähme sõbrannadega välja ja proovime ennast niimoodi hoida tegevuses, et me ei peaks neid emotsioone kogema. Aga siis, kui sa jõuad koju, siis nad saavad sul lihtsalt kätte. Ja siis, kui inimestele öeldakse, et sellistest asjadest tuleb saada üle, et et küll sa üks hetk üle saad ja tuleb saada üle, et siis mina sain aru, et ei ole võimalik saada üle. On ainult võimalik minna läbi. Ja läbi tundes ja kogedes. Ja siis ma kirjutasin oma tunnetele, nendele sellistele rasketele tunnetele luuletuse, mis kannab pealkirja Kõigile on ruumi. Ja see kõlab niimoodi. Leinast ei saa kõrvale hiilida. Valust ei saa vaikides mööduda. Vihast ei saa mööda vaadata ja kurbust ei saa eirata. Las nad siis elavad minu keha kodus, seni kuni nad otsustavad kolida kellegi teise juurde. Ma võtan nad vastu nagu kallid sõbrad, kes otsivad varjualust. Kõigile on ruumi. Elame siis koos. Üks magab diivanil ja teine ööbib õhkmadratsil. Kes tunneb, saab telkida hoovis ja mõnel õhtul, kui väga on vaja, saame kõik koos magada voodis, milles vanasti magasime mina ja tema. Minu külalislahkusel ei ole tingimusi ega nõudmisi. Ei ole tähtajalist üürilepingut. Olge siis minuga seni, kuni mina olen jäädavalt muutnud teid ja teie mind. See on sind kuulates, siis ma arvan, et igaüks ennem sinu luuletust juba tajus täpselt need kohad ära, kus me tihtipeale ratsionaliseerime. Ka vanemaid, on ju, et vanemate käitumist ja et ratsionaliseerime, et neil oli raske lapsepõlv ja nii edasi ja siis teeme iseenda tunded läbi selle tegelikult väikeseks, mitte et meil ei võiks olla empaatiat, aga et ja siis ongi sellised lihtsad sõnumid, aga see pidi ikka juhtuma nii, kõik on hästi, elu läheb edasi, kuulamata tegelikult, mis meie sees toimub. Ja see, kuivõrd me tegelikult põgeneme nende tunnete eest, kasutades kõiki päästjaid, mis maailmas on olemas, olgu see siis kõik, mis sa juba mainisid, on ju, Netflixis söögi ja kõigile välja. Ja samas ka see, et need emotsioonid võivad eksisteerida koos, et ma võin nii-öelda samas eluperioodis või isegi samal hetkel kogeda mingi asja üle rõõmu ja tänu ja samas ma võin ka kogeda kurbust ja viha ja sellist ebaõiglust või. Et mulle tundub, et mida nagu teadlikumaks inimesed lähevad, seda rohkem me nagu siis arvame, et selle teadlikkusega me mõtleme välja ennast nendest inimlikest tunnetest, mis teevad meist inimese. Aga see lihtsalt ei ole võimalik. Et siis ma istusin
nende kurbade ja raskete tunnetega ja lasin neil siis olla ja üldse, et sa ütled siis nendele, et jah, et okei, et olge siis minuga, et ma tekitan teile ruumi ja ma ei kiirusta tagant oma valu, ma ei kiirusta tagant oma leina, vaid ma luban teil eksisteerida enda sees. Teades, et see ju on ajutine, see ei ole selline, kuhu ma jään eluks ajaks kinni, aga praegu, kui on selle aeg, siis ma pean sellele aja andma. Ja siis tihtipeale üleüldse mis tahes emotsioon, millest me põgeneme, lahustub selles hetkes, kui me lubame tal tulla. Emotsioon ise biokeemiliselt on 90 sekundit, aga muidugi leinaprotsessid ja sellised on pikemad. Aga väga paljudel jaoks, kes ei ole tegelikult kunagi oma tundeid tundnud, ei võib-olla isegi mitte rõõmu või mingisuguseid nii-öelda ühiskonnas teadaolevalt toredaid emotsioone ja meeldivaid emotsioone, et nad ei ole ka tundnud viha või valu või kurbust hästi sügaval tasandil ja see tunne võib olla hästi hirmutav. Kuidas sinu jaoks oli, kui sa siis ütlesid, et olgu, et seekord ma ei põgene, vaid ma päriselt siis tunnen ära, kas oli selliseid kohti, kus mingi hääl su sees kartis seda tunnet? Ma arvan, et mul oli hästi palju häid tööriistu, nii-öeldes kogunenud varasematest aastatest, sest ma olin ikkagi aastaid mingit teraapiatööd ja mingit sellist närvisüsteemi tööd ja enese tunnete hoidmist ja oma sisemise lapsega tööd, et ma olin nagu teinud, et siis ma ütleks, et selleks hetkeks oli see, et nii, et kõik tööriistad, mida ma tean, ma nüüd panen kasutusse ja kuidagi toetudes sellele faktile, et ma ei saa ühegi tunde sisse ära uppuda. Et ükski tunne ei ole minust suurem, ükskõik kui suur see tunne on, et siis mina justkui nagu mahutan selle tunde enda sisse ära ja olen nagu enda sees lai, luban endal kõike kogeda, et mulle tundub, et see on hästi suuresti just see sisemise lapse töö, sellepärast, et kui me kogeme lapsena väga suuri tundeid, siis meil on võib-olla see kogemus, et ma ei saanud selle tundega hakkama, aga kui sa nii-öelda arendad seda, et sinu sees on see täiskasvanu, kes hoiab seda sinu last, et siis kui sellel lapsel on see mega suur tunne, siis mul on seda võimekust teda hoida, et ma olen seda harjutanud väga palju oma elus, mis kindlasti aitas kaasa, et ma sain üldse ligipääsu, sest mulle tundub, et kui sul on enda sees ebaturvaline, sul ei pruugi olla ligipääsugi, ehk siis selle ligipääsuga harjutada ja see on ka selline lihas, mis niimoodi vaikselt harjub, aga mul meenub üks selline olukord, et kui rääkida vihast, siis mulle tundub, et eriti naistele viha on väga selline emotsioon, mis justkui ei ole lubatud. Et naised on kurbad, nutavad, okei, see nagu, see on okei. Aga naise raevu, vaata seda kardavad mehed ja seda kardavad teised naised. Et see on selline, ja seda kardad ise ka, et naise raev on selline hästi ürgne minu jaoks. Ja siis ma olen varasemalt kasutanud sellist tööriista nagu Osho dünaamiline meditatsioon, kes on teinud, siis teab, kes ei ole teinud, väga soovitan. Ja siis selle kaudu mina sain nagu selles oma protsessis ka selle vihaga kontakti, sest ma tundsin mingi hetk selles protsessis, et ma olen nutnud, ma olen kurb olnud ja siis hakkab nagu niimoodi sügelema. Ja kerima. Ja siis ma tundsin, et ma hakkan juba nähvama oma koerale ja ma hakkan nähvama inimesele, siis ma sain aru, et okei, et vaata, nüüd ma olen juba nagu vihane, nüüd on vaja seda kuhugi nagu välja lasta, aga kuna minu lahkuminek ei olnud selles mõttes kellegi süü, see ei olnud, et mul oleks öelda, et sina tegid mulle ja sina, keegi teinud midagi valesti, see oli lihtsalt ühe teekonna lõpp, siis ma sain aru, et kui ma selle vihaga hakkan tegelema, ma pean ise seda nagu ma pean selle välja laskma, aga mitte kellegi teise pihta. Ja siis ma mäletan, kuidas ma seal kõndisin koeraga ja siis olin niimoodi, et nüüd ma lähen koju ja nüüd ma panen. Nüüd ma panen niimoodi vihaselt. Ja siis ma panin need oma kõrvaklapid pähe ja ma läksin selle Osho dünaamilisega selle oma magamistoas täiesti nagu segoks. Ja siis ma peksin patja ja ma karjusin nii, mul kõrist tuli alguses lihtsalt nagu häälega ja lõpuks juba mingid lauseid. Ja siis mul oli ripsmedušš niimoodi üleni laiali ja mul olid sellised suured pandasilmad, mul oli selline hullu pilk ees. Ja siis ma filmisin ennast
umbes 30 minutit niimoodi sõimamas ja siis ma sõimasin niimoodi. Niimoodi tegin nagu, et oi, sind peab päästma, oi, tegin sellist nagu koledat, nagu sellist raevu, mida ma olin nii kaua enda sees tegelikult sees hoidnud. Ja ma täna vaatasin seda videot, ma irnusin, see oli nii naljakas, et ma olen naljakas, kui ma olen vihane, aga et see oli selline, et kõik need asjad, mida ma ei olnud välja öelnud, need niimoodi voolasid minust välja ja siis ma tundsin, kuidas iga selles sõnaga mul tekib nagu selgroogu juurde. Et seal tuleb selline eneseväärtustamine taha ja see oli viha kui ressurss. Ja ma ju kõrvalt sain aru, et need laused, mida ma nagu kellegi pihta ütlesin, et need ei ole ilmtingimata nagu kogu tõde, aga see oli see osa minust, kes on tahtnud neid asju öelda, aga keda ma olen niimoodi ohjades hoidnud. Ja siis mulle meeldis, et sealt, kui see viha sai nagu välja tulla, siis see oli siuke vabastus ja mingi osa endast vastuvõtmine. Ja siis mulle veel siuke klipp ka endast, et ja Stella, ja kui sina lähed järgmine kord endale meest otsima, kurat, et ma olen täiesti niimoodi, et ja jumala ees, ja siis ma ise vaatan seda täna ja mõtlen, et issand, kui naljakas. et ma olin nagu niimoodi tuleviku endale saatsin nagu sõnumeid, et mis ämbritesse ma nagu rohkem vastata ei taha, mis jällegi ei ole üldse mitte kellegi teisega seotud, aga lihtsalt seda minu viha oli nagu naljakas vaadata. Ja siis kui ma tulin sealt magamistoast välja, siis mul oli nagu lillepott oli sellise samasuguse riiuli üleval, siukse nagu seina peal. Ja see lillepott oli kildudeks kukkunud suure toa põrandale. Ja ma olin täiesti mingi votak naise raev. Et see on nagu, et niimoodi karjusin endale lillepotti sealt seina peal maha nagu. Et see on nagu lihtsalt üks osa, millega ma väga selle pika monoloogi lõpetuseks soovitan tegeleda, et see viha on tihtipeale selline asi, mida me ei võta omaks ja siis me ei püsi püsti. Sest sealt tuleb selline vägi või et ma ei saa öelda, et see oli viha, aga see oli selline nagu, et võt nüüd ja enam mitte kunagi. Et siit ma nüüd iseennast hoian ja väärtustan. Nii tahe. Mul tuli endal see lugu meelde, kuidas mul on erinevaid tehnikaid, kuidas nagu seda enda sisemist nagu agressiooni välja lasta, et see jääks minu sisse. Aga ma ei olnud kunagi häälega niimoodi nagu karjunud välja, mida ma tahan päriselt öelda. Ja siis ma kilpnäärme huvides, siis ma tegin seda, sest kilpnääre on ikkagi see, et sul on asjad mingid ütlemata ja siis jäävad siia nagu kinni ja siis ma siis nagu tavai. Siis mees ja lapsed olid hoovis ja õues. Siis ma võtsin telefoni, et see oli minu objekt ja ma ei pannud seda tööle, ma oleks võinud tõesti filmida, oleks päris lahe. Ja siis ka karjusin selle telefoni peale, kõik asjad karjusin välja, ma ei tea, see telefoni oli mu ema ja mu isa ja kõik mingid nagu karjun, siis tunnen, et nüüd on kõik ja siis laps teeb ukse alt lahti. Emme, kas sa tuled ka õue? Ja siis ma olin, kallis kohe tule. Emme teeb praegu tähtsaid asju. Ja, ma just olen lõpetama. See oli lihtsalt, siis ütlesin selle ära, ta pani ukse kinni ja siis hakkasin lihtsalt naerma, et kui kiiresti saab naine oma meeleolu muuta nagu. Aga see oli mega vabastav, et tegelikult ikkagi nagu vokaalselt öelda välja neid asju, mida ma tegelikult isegi, ma arvan, ei olnud mõelnud, aga kui sa hakkad oma häälega neid asju välja ütlema, tulevad igasugused, mis iganes asjad sealt seest välja tahavad tulla, on ju. Väga. Ja need on mingid asjad, mis on olnud peidus. Et isegi ma teadlikult ei ole neid mõelnud, siis nad saavad nagu välja voolata läbi selle hääle. Ma arvan, et see on hästi suur osa, kuidas võtta vastu ka oma eneseväljendust. Et see, et ma võin teie ees siin täna rääkida või et ma võin luuletada oma loost, üsna haavatavast loost ja panna seda niimoodi välja, et et see on minu lugu. Küsige ja rääkige, et ma ei häbene seda või mul ei ole nagu seda pinget olla nähtud, on ka sellepärast, et ma olen väga suure nagu sellise mingi enda osa võtnud vastu, mis on seotud oma tõe rääkimisega ja enda väljendamisega ja hääl on väga suur osa sellest. Ja sa ütlesid ennem midagi väga õiget, nii ongi, et naistel on tegelikult just vihaga hästi suur sisemine alateadlik on ja selline, ütleks trauma isegi ja väga paljud, kes vihastavad, tunnevad ennast hiljem ka hästi süüdi. Ja üleüldiselt meiega käib kaasas igasugust süüd, enesekriitikat, et sellist
et see on omakorda nii tervendav, kui sa võtad ennast kõigega vastu, väga. kõigega. sul on üks hästi ilus luuletus selle kohta. Minu vihast? Ei, sinu tingimusteta armastusest iseenda vastu. Tingimusteta armastus ja see on luuletus, mille ma kirjutasin endale sünnipäevaks. Ma olen sündinud 20. veebruar. Kui ma sain siis nüüd 27. Hästi orgaaniliselt kirjutasin selle luuletuse endale, sest ma tahtsin midagi kirjutada. Alati ma sünnipäeva puhul midagi kirjutan. Ja ma kirjutasin luuletuse tingimusteta armastusest iseenda vastu, sest ma arvan, et see on üks komponent, ilma milleta ei saa minna läbi mitte ühestki transformatsioonist. Ja üldse kuidagi sellest, et kui kõik teised inimesed lahkuvad või kõik laguneb, et siis sina oled ainukene asi, mis jääb. Ja kui sa seisad iseendaga kahekesi peegli ees, kahekesi, siis sina pead lõppkokkuvõttes olema iseendale lähedal või see oskus iseennast hoida, mida parem see on, seda suures plaanis õnnelikum inimene sa oled, on ju. Ennem kui sa selleni lähed, siis kui sa ütled ühekesi või kahekesi, siis ma mõtlen, et aga meid on 100. Meil on nii palju erinevaid osi sees, kes on kõik meie osad, keda me peamegi võtma vastu ja olengi vahepeal, ma ei tea, naine, kes raevutseb mingit lillepoti kuskilt riiulilt maha ja teinekord olen nii armas kiisupoeg ja kõik mingid perfektsionistid, kontrollijad, kõik need osad meie sees. Et tegelikult jah, mõtle, kui sa Janu peegli ees seisad, kui palju tegelikult sul seal vastu vaatab, palju osi sinust ja kuidas võtta kõiki neid osi endas vastu. Ja kui palju ka erinevaid versioone, mõeldes sellele, et kõik need vanused, mida sa oled kunagi olnud, kõik eksisteerivad ja minu jaoks eksisteerivad ka kõik tuleviku versioonid minust. Aga see on täiesti teine timekas, sellesse võib sügavuti minna, kuidas mina kogen tuleviku minasid. Aga sellest enesearmastusest on siis selline luuletus, mis kannab pealkirja Tingimusteta. See kõlab niimoodi. Endaga peitust on peeglimajas keeruline mängida. Varem või hiljem tuleb kohata end viisil, mida oodata ei osanud, mida soovida ei teadnud. Tuleb uskuda ja usaldada, et ma ei olekski kunagi enesele ehitatud kookonisse ära mahtunud ja selle häving oli minu saatuse raamatus vältimatuks peatükiks. Ja nagu lugeja, kes unetunde ohverdades raamatusse upub, loen ja kirjutan mina iseennast kirega. Igat rida hoian oma südamele lähedal, sest järjekordne tiir ümber päikese on privileeg, mille kestvus on meile kõigile habras ja teadmata. Nii ma siis aastaga jõudsin oma hingekaevu põhja, mille veepinnal nägin enese peegeldust. Ta vaatas mind tuttavliku soojuse ja tarkust täis silmadega, mis kõnelesid armastuse tingimusetusest. Ta ei pidanud seda ütlema, sest ma tundsin, kuidas ta kallistas oma pilguga mind. Seda mind, kes on veel arglikult küsinud, oota, miks minust ei piisanud? Ta nägi mind ja lükkas tagasi pinnale sõnadega, mina armastan sind tingimusteta. See on nii ilus. See on nii sügav. Päris raske on siit kuidagi üldse minna, siis siin on nii palju kihte. See osa seal, et meil ei ole võimalik sellest põgeneda.
varem või hiljem. aga see on see, millega me igapäevaselt tegeleme. Kui sa peaksid või andma nõu või rääkima oma kogemust, siis kuidas jõuda sinna, et seal peegelpildis ütleb sulle see sisemine hääl, et minust piisab ja ma olen siin ja ma armastan sind. No sa ei saa medalit selle eest, kui sa oled enda vastu nagu halb. Et me kuidagi arvame, et see on nagu, et mida kriitilisem ma olen iseendaga, seda kuidagi kaugemale ma jõuan või midagi, aga see on luua läbi valu, et siis ma mõtlen, et see mindset võiks olla ju see, et ma tahan luua läbi armastuse, et tegelikult niimoodi jõuab kaugemale. Aga mina suures pildis näen, et selline enda armastamine ja enesekriitilisus, et ikkagi tuleb hästi palju taandub tagasi sinna lapsepõlve ja ikkagi sisemise lapse teemaks ka minu jaoks on ju. Et üks viis nendele inimestele, kes on hästi enesekriitilised ja tihtipeale nagu, et see sisekõne on lihtsalt negatiivne, siis ma soovitan panna telefoni taustapildiks endast pildi, kui te olite mingid 5-aastased. Ja siis iga kord, kui sa telefoni vaatad, siis sa saad aru, et see, keda sa kritiseerid, on see 5-aastane. Ja kui see ei tee nagu südant nagu väga härdaks ja et sul on raske, et kui sa kujutad oma silme ette enda nagu mind nagu väiksena ja siis ma kritiseerin teda sellisel viisil, mida ma oma lapsele näiteks kunagi ei ütleks või et siis see minu arust toob hästi selle perspektiivi, et keda sa kritiseerid enda sees. Et see ei ole suure tõenäosusega see täiskasvanud sina, vaid see on keegi väike, kes on kas millestki ilma jäänud, kellel midagi ebaõnnestus või sa kordad neid samu mustreid, mida sulle on räägitud, on ju, et kui ema on alati öelnud, et tee ikka paremini ja see pole ikka piisavalt hea ja et siis sa nagu ei ela enam umbes emaga koos, aga paned täpselt sama plaadiga edasi, on ju, et see teadvustamine minu arust, kust see tuleb ja kellele sa neid asju ütled. Et see on see, kuidas mina olen seda muutnud, sest kindlasti aastaid tagasi mu sisekõne oli väga kriitiline ja ka väga ärev. Et sa kuidagi mõtled igat asja, kuidas ma nüüd teistele tundun, kui ma nüüd nii ütlen, ma praegu tegin seda, siis sa lähed koju, siis sa mõtled selle vestluse peale, appikene, ei tea, mis ta nüüd minust arvas, meeletu ressurss kulub selle peale tegelikult ja inimesed elavad selles nagu aastaid ja aastaid ja aastaid, et siis mina tänaseks näen, et see on täiesti teine Stella, kes ma olen ja kui ma märkan iseennast endaga niimoodi rääkimas, et kas ikka oli piisav ja tegelikult see läks olnud, issand, kõik panid tähele ja appi kui piinlik ja proovi ikka paremini ja oh my god ja see pole piisavalt hea ja et siis ma vahepeal teen endale niimoodi. Et ma niimoodi täiesti nagu kallistan iseennast ja võtan endalt ümbert kinni ja siis ütlengi niimoodi, et Stella kallis, et ma näen sind, ma kuulen sind. Ja seda iseendaga teha võib alguses olla üli ebamugav, aga täna see on minu jaoks reaalsus. Et mis tahes tunne mul on, siis ma niimoodi kallistan ennast, küsin Stella, kuidas sul läheb? Et ma räägingi just, kui ma võtaksin selle lapse endale sülle ja ma küsin, kuidas ta ennast tunneb ja ma lähen ja hoian seda oma last. Ja siis talle ma saan öelda, et mina olen siin ja mina armastan sind ja mina näen sind ja mina kuulen sind ja mina arvan, et sul oleks väga hästi. Et kuidagi see on minu jaoks ta sisekõne oluliselt muutnud ja tervendanud. Üks osa, mis mina kuidagi vaatan või lisaks sellele oleks see, et me ei julge võib-olla vaadata, kes me tegelikult oleme või omada seda selgust, kes on kõikide nende kihtide all. Ja tegelikult me kardame näidata välja siis, kes on, esiteks me ei tea, kes seal kõikide kihtide all on, sellepärast, et me autopiloodil tihtipeale elame ja kohandame ennast jällegist erinevate põhjustel, kohandame ennast ühiskonnaga. Ja siis, kui me isegi teame, me tegelikult alati teame,
ja tahaks olla siis need, kes me päriselt oleme, siis see suur hirm ikkagist eristuda või saada kriitikat või olla selles ebamugavuses, kus ma ei tea, kuidas mind päris endana vastu võetakse, on lihtsalt nii suur. Ja tihtipeale me ei julge ka ära või lahti lasta mingitest rollidest, mida me oleme siis endale peale võtnud, on ju. Sest kui ma lasen lahti rollist, et ma olen näiteks jurist, kes ma siis olen, ja kui ma valin, et ma olen juristi asemel konstellöör, mida minust arvatakse. Ja väga palju, ma arvan, on seda kriitikat sellepärast, et tegelikult ei julgeta ise endaga neid ausaid vestlusi pidada ja ei julgeta või ei osata võib-olla ka, on ju, sellest ebamugavusest läbi minna, et kui ma nüüd elan iseenda tõe järgi. Mida sa sellest arvad? Väga. Ja kelleks ma siis saan? Yeah. Mina, kui rääkida just sellest, et juristist konstellööriks, et mina olen ka pika tee tulnud sellega, et kogu selle vaimse sellise poolega või et kui ma olen inimene, ma tahan käia konstellatsioonis, ma tahan tõmmata endale kaarti, ma tahan Palo Santoga oma kodus ringi käia, on ju. Et see on midagi, mida ma usun, see on midagi, mis mind toetab, on ju. Et siis, kuna see on ikkagi tänapäeva ühiskonnas, ikkagi mulle tundub täna veel ikkagi siuke, et tähendab uhuud, et siis, et kas ma tahan olla see, kes kuulub sinna uhuusse ja eriti kui meie lähedased on veel ka sellised, et nad ei ole. Et siis kui raske on seal öelda, et aga see on minu tõde, aga mina arvan niimoodi, vaata, ja minu jaoks see sobib, mina seda usun. Et siis ka minul on väga pikk tee olnud sinna, ütleme niimoodi, et 2 aastat tagasi ma olin täiesti niimoodi, et ei, see on liiga ei, ma ei saa ikka, ma niimoodi puksisin hullult vastu. Ja siis ma arvangi, et suures plaanis ikkagi, kui sa sinna poole lähed, siis ei ole võimalik seda üks hetk nagu takistada, on ju, et tuleb ikkagi endaga maha istuda ja olla niimoodi, et okei, aga et see olen mina ja mina väga kartsin, et kui mina siis hakkan uhuuks, nii-öelda see on ju, või et lähen siis sinna maailmasse nagu sisse ja hakkan seal uurima ja tegelema, et siis ma kaon sinna ära. Et siis ma lähen nagu täpselt niimoodi, et siis ma müün kõik oma maise vara maha, siis ma panen endale kulinad kaela ja siis ma lähen nagu täiesti nagu kuhugi nagu enda jaoks nagu minu mõistes kuhugi X äärmusesse, et siis ma ja et ma ei julge sealt serva pealt ennast nagu alla lasta, sest mul on siis siuke tunne, et ma kaon ja olengi läinud ja minust ei ole nagu mitte midagi alles, et ikkagi on see selline alistumine ja lahti laskmine, et ma lähen ja vaatan, mis saab, aga ma ei tea. Ma olen olnud täpselt selles kohas, et ma olen teinud, näiteks terviseprogressist rääkides, et ma olen terviseprogressi teinud, ma olen põhinenud hästi palju teadusel. Ja siis kuidas ma nüüd hakkan järsku rääkima mingitest asjadest, mida ma päriselt usun, sest ma olen ka väga so you know nagu. Ja siis, kui ma selle protsessi sinna läbi ja siis läksin üks päev läksin koju ja rääkisin oma mehele, mida ma täna päeval tegin, siis ma sain aru, et tal oli lihtsalt niimoodi. Ok. Ja siis ma saan aru, et sa ei saa aru, aga mul oli lihtsalt nagu mega äge kogemus. Ja siis ma olin ise nii excited sellest. Ja siis see oli see hetk, kus ma sain aru, okei, ma olen sellest ebamugavuse kohast läbi läinud, et mul tegelikult on jumala kama. Ja siis ma tegin juba oma kursusele, hakkasin rääkima, mis minu hing mulle räägib ja igasuguseid asju, et siis nagu tegelikult on nii lahe see hetk, kus sa nagu lõpuks oled niimoodi, et tembeldatakse siis uhuuks, siis tembeldatakse. Aga nagu kui ma ise nagu täiega naudid seda või ükskõik, mis see siis on, kõik ei pea uhuud olema või Aga ma arvan, et see on sama ükskõik millise usuga, et selles mõttes, et kui ma hakkan kristlaseks, siis ma olen kristlane ja ma usungi Jumalat, et võtta omaks see, millesse ma usun, isegi kui teised ei usu. Jah, aga selle juures on ikkagi see, et sa mingitest asjadest pead lahti laskma, sest kuvandist näiteks terviseprogressis, et ma olen ainult teaduspõhine. On ju? Et see lahtilaskmise osa on tegelikult ülioluline selles muutuses, et üks on see ebamugavus, et ma olen nüüd ja mida teised minust arvavad, aga ebamugavus ka selles osas, kes ma siis nüüd olen, kui ma lasen mingist identiteedist lahti. Et kes minust saab. Ja see on sama tegelikult valuga, et mina olen aru saanud, või sain omaga teekonna vältel sellest aru,
et valust sai minu jaoks hästi suur identiteedi osa. Ja siis, kui minna üldse tagasi, siis ma saan aru, et ma olen selline nagu alati olnud. Et lapsest saati või väga noorest saati ma olen armastanud nagu sellist nagu filmidraamat. Sellist, et... See, kus need rasedad pimedad kukuvad trepist alla ja siis... ei, mitte sellist draamat, mitte seda nagu, või noh, okei, ma saan aru, sa mõtled neid Hispaania, neid seebikaid, on ju. No, mitte päris. Ma ei ole trepist alla tahtnud kukkuda, aga seda draamat, kus sa oled niimoodi, et sa oled bussis, on ju. Ja sa toetad oma pead vastu bussiakent ja siis seal need vihmapiisad niimoodi voolavad ja siis sa kuuled mega kurba mussi ja sa oled täiesti. No vaata täiesti niimoodi nagu, et mul on nii valus, et noh, oh my god, ma olen armastanud melanhooliat ja mul oleks ülikaua aega, et sellest aru saada, et see on midagi, mis mulle nagu meeldib. Et ma lähen vanni ja siis ma võtan veini ja siis ma kuulan mingi kurba laule ja siis ma nutan ja siis ise vaatad, tekib siuke metakognitsioon, et sa lähed niimoodi kärbseks seinale, siis vaatad, mis asja sa teed, aga ei, mul on praegu vaja, et ma elan praegu seda tunnet, vaata, et siis ma saingi aru, et valu on olnud minu jaoks siuke nagu, et ma kaifin ja ma tahan, et see oleks nagu, olen tahtnud, et see on mingil määral osa minu nagu elust. Ja siis mul oli täiesti selline veendumus, et mina ei oska kirjutada mitte millestki muust kui valust. Sest ma kirjutasin alguses, pool minu luuleraamatust on tegelikult ju nagu selline igatsus ja selline nostalgia, selline mis siis oleks kui ja siis nagu naerangi, et no ei naera, aga lihtsalt taipasin, et mul on selline komme, et haavad hakkavad paranema, siis mina lähen kakun sealt koorikuid maha. Et see on nagu, vaata, kukkusid tõukerattaga, see emps on mingi, et las ära nokki, et see siis paraneb kiiremini sina. Niimoodi lähed ja tõmbad veel selle kooriku maha, et mul oli nagu sama komme, aga oma südamega. Ja siis ma sattusin ühte jälle konstellatsiooni töötuppa, ma olen täiesti konstellatsiooni promo praegu. Aga sattusin kogemata Elena Koidu juurde ja siis niimoodi juhuslikult ma ei pidanud seal nagu üldse olema, aga tegelikult pidin, sest see oli oluline pöördepunkt mu teekonnas ja ka minu raamatus ja ühtlasi ka minu raamatu pealkiri. Oli niimoodi, et me panime sinna väljale minu ja siis minu luuleraamatu ja siis minu valu ja kõik mingid sellised asjad. Ja siis Elena ütles mulle, et Stella, et kui sa kirjutad valust sellisel viisil, nagu sa praegu kirjutad, siis sa tõmbad ligi endale neid inimesi, kes on ka valus ja sa hoiad nii ennast kui neid kinni valus. Ja kui sina päriselt tahad nagu oma luulega või oma nagu selle nagu platvormiga teha midagi nagu tõsiselt edasi viivat, siis sa pead kirjutama ennast oma valust välja. Ja siis sa näitad ka teed teistele. Aga see, mida sa praegu teed, et you're hurting. Ja ma sain nii hästi aru, mida ta mõtles. Ma sain nii hästi aru, sest ma oskan kirjutada väga sellist luulet, mis kohe niimoodi keerab seda nuga seal südames. No niimoodi, et fucking alus on, ja siis see meenutab ka inimestele vaata mingid sellised asju, et kus ma olen seda sama tundnud ja siis sa viid selle inimese nagu sinna valu sisse. Ja mul tekkis selline ühiskondlik nagu vastutuse tunne, et okei, oot, vaata. Et ma ei taha küll nagu haiget teha või kuidagi. Ja siis me seal konstellatsioonis tegime seda tööd, et ta andis mulle siukse padja sülle ja ütles, et siin on kõik sinu valu. Et anna ära. Ma olin niimoodi, et kohe kindlasti ei anna. Ma olin mitte mingil juhul. Minu oma, sa ei tule näppima. Ma olin täiesti nagu territoriaalne. Et see on mulle nii oluline. Siit tuleb kogu minu loov mahl. See on minu kütus, see on minu ressurss, ma olin täiesti pöördes seal. Ja ta oli mingi, et et siis seisame siin, ja ma olin täiesti. Ja ma tükk aega seisin seal niimoodi, et ma ei ole suuteline. Ja siis, kui me läksime sealt nagu sügavuti, et miks ma ei suuda seda valu ära anda, siis ma ütlesingi siukse lause, et mul ei jää siis mitte midagi. Ja siis see alateadvuse, minu arust üldse konstellatsioon on see, et võetakse nagu sinu alateadvus, pannakse prožektor sul siia taha ja siis niimoodi
nagu peegeldatakse sinna väljale seda sinu alateadvust. Ja siis ma sain seal aru, et issand jumal, et ma olen nagu täiesti oma valuga niimoodi, üks kokku kasvanud tükk ja siis ma andsin seal ikkagi seal väljal selle ära. Krimpsutasin nina, mis ma krimpsutasin, aga ära ma ta andsin. Ja siis ma läksin sealt autosse ja ma nutsin, ma arvan, mingi 1,5 tundi. Ja siis mul on see komme, et kui ma protsessin midagi, siis ma filmin ennast. Ja siis ma räägin ja siis ma vaatan, mida ma räägin. Ja niimoodi ma hästi palju protsessin seda, et ma saan ennast kõrvalt vaadata, ahaa, sa tunned ennast niimoodi, et ma saan endast ülihästi aru, kui ma filmin ja siis vaatan iseennast kõrvalt. Ja siis ma ütlesin sinna videosse täiesti nuttes niimoodi, et Stella, et ma ei jaksa enam. Et ma ei jaksa enam nagu valutada, et ma olen nii väsinud, et palun lase mind lahti. Et lase nagu lõpeta mu piinamine ja mul tekkis lihtsalt nagu nii suur kuidagi kaastunne iseenda vastu, kui see tuli nähtavale. Et ma olen mingit osa ise, kes tahab terveneda, pannud niimoodi vangikongi ja öelnud, et sina jää vait. Ja praegu me teeme sellest nagu businessit, vaata, et täiesti, ja siis ma sain nagu aru sellest ja see oli nii kurb. Sorry, ma seletan seda nagu naljakalt, aga see tegelikult tolles hetkes oli väga kurb. Ja siis ma olin niimoodi, et okei, et nüüd ma kuulen sind. Et anna mulle andeks, et ma olen sulle nagu teinud niimoodi. Ja see oli minu arust hästi hea peegeldus sellest, kuidas me vahepeal räägime, et me tahame olla õnnelikud ja me tahame kergust ja me tahame rõõmu ja ta. Aga me oleme nii lojaalsed sellele valule, sest see täidab mingit nagu eesmärki. Ja see valu ära andmine võib olla oluliselt valusam kui valutamine. Ma ei tea, kas see meigib sensi, aga nagu, et see hetk, kui nüüd öeldakse, et nüüd, it's time, nüüd on valutatud, anna ära. Ja siis mina kirjutasin luuletuse Vabavoolu veele. Ja see on minu luuleraamatu murdepunkt ja ühtlasi ka minu luuleraamatu pealkiri. See kõlab niimoodi. Hästi pika ette sissejuhatusega. Ma ei tervenda ennast selleks, et saada lahti valust, vaid saada osaks õnnest, mis rabaks ootamatult jalust, mis kallistaks mind selja tagant ootamatul hetkel nagu vana sõber. Keegi, keda ma ei osanud oodata, sosistaks kõrva ühte unustatud tõde. Et rõõmule ei ole ruumi, kui hoiad kinni vanast. Kui otsid kodu tänavatelt ainult tema sarnast. Lase lahti. Anna vabaks. Saada suudlusega teele. Kõik, mis kuulus sulle, kingi vabavoolu veele. Ja vaata, kuidas liugleb sinust kaugemale ajas. Kallis lahti laskmine on kõik, mis õnneks vaja. Hinga välja sügavalt ja siis sul hakkab kergem. Iga hingetõmbega on murtud süda tervem. Ma näen sind, kallis õnn. Sa oled kummaliselt ilus. Kui lehvitad jõe teiselt poolt männipuude vilus. Päike paistab pilve tagant, kui minul silmad pilus. Ma hõikan sulle teiselt poolt. Sa oled varsti minu. Ta ootab kannatlikult. Teab, et kogun julgust. Kuni olen valmis leppima, et vanad uksed sulgund. Naljakas mõelda, et rõõm on mulle tundmatu, ma vist kardan teda veidi. Sest sulle on mu süda põksunud pikalt siidikleidis. Kas nüüd saaksin anda endale loa? Ehitada südamesse uhi uue toa. Sisustada kirega ja luua sinna elu, kus õnn saaks panna pidu, teha korraliku melu. Mu sees, mu ees, mu ümber ja mu taga, kus elu janu minu sees eales
ei maga. Ma hakkan vaikselt uskuma, et see on minu tulevik ja palvetan, et oleks taipu märgata, kui õnnest saab mu olevik. Seega ma lasen su lahti. Annan valu kõik veele, et ise saaksin asuda oma õnnega teele. Igaüks, kes kuulab, võib korra mõtelda ja lasta peast läbi selle, kus sina ei luba olla endal täna armastuses, küllluses, liigses rõõmus, sest see ei ole olnud sinu jaoks tuttav. Sest isegi kui me väga midagi tahame, meil on vaja lahti lasta sellest turvalisest, mis siis, et võib-olla väga valusast mineviku taagast ja kogemusest ja õpetada närvisüsteemile, et teistmoodi on ka turvaline. Väga. Ma arvan, et see aju biokeemia, sina teed sellest rohkem, juba tõendab seda, et aju agenda ei ole see, et me oleksime õnnelikud. Aju agenda on hoida meid elus, aju agenda on see, et me läheksime seda, mida me juba teame, seda teed pidi. Ehk siis sellepärast ongi, et tekitada seda ruumi või üldse ära tunda, et miski on nagu tervislik. Et kui seda mustrit meil all ei ole või me ei ole seda kõrvalt näinud või me ei ole seda kunagi kogenud, see lööb närvisüsteemi täiesti errorisse, et siis minna sellele teele, et iseennast laiemaks teha. Et ja minu arust just see nagu lause ka, ma täna kuidagi lugedes eriti puudutas mind, et ja palvetan, et oleks taipu märgata, kui õnnest saab mu olevik, ehk siis ka päriselt, et kas ma märkan siis selles hetkes, kui ma olen õnnelik, et nüüd ma olen õnnelik. Et me nagu ootame seda, et siis üks hetk, kui ma saan seda, siis ma olen õnnelik, on ju, aga et mis hetkel sa nagu siis ütled, aha, nüüd ma olen õnnelik, nüüd ma sain. et see taip peab nagu ka olema. See mind täna kuidagi kõnetas. Mind kõnetas see sõna või see lause täna, rõõm on mulle tundmatu. Et mitte isegi niivõrd, et see täna nagu oleks minu mingi teema, aga lihtsalt see, kui ma lihtsalt mõtlen, kui palju meil tegelikult on nagu selliseid positiivseid, armastavaid, toetavaid emotsioone, tundmatud ja siis me saboteerime ennast nendest välja. Et sa oled hästi armastavas suhtes, kuidagi ilus, kõik on ilus ja siis sa lihtsalt tegelikult norid tüli, sest tüli ja karjumine on sinu jaoks turvaline ja tuttav või et küllus hakkab või näiteks rahaliselt poole pealt hakkab sinu poole voolama ja sa hakkad seda kartma ja siis sa hakkad ennast saboteerima sellest välja, et see on nii tõde. Väga. Kuidas sinul on lahtilaskmistega olnud? Sest selle jaoks, et saaks tõesti ju ruumi teha rõõmule ja kõigele muule, millestki ju peab lahti laskma või kui ennem rääkisime identiteedi osadest, et sa pead mingist rollist lahti laskma. Mis sinu kogemus nende lahtilaskmistega on või mida sa selles osas tahad öelda? No ma arvan, et see on minu jaoks ka ikkagi olnud protsess, et see ei ole niimoodi, et sa nagu ühe tükina lased millestki lahti ja siis see läheb, vaid et sa lased nagu tükk-tüki haaval. Eriti kui me nüüd konteksti võtame nagu paarisuhte, siis ma arvan, et see on väga selline, et seda lahtilaskmist peab nagu valima, et uuesti ja neid kohti jälle uuesti kerkib ja siis sa jälle lased nagu lahti. Aga ma lihtsalt, ma arvan, et see minu tahe või soov olla õnnelik ja luua oma ellu neid asju, mida ma tean, et eksisteerivad ja mina neid tahan. Et siis ma olen aru saanud, et kui ma midagi väga tahan, siis ma lihtsalt
nagu pean, et kindlasti on minu jaoks erinevad nagu teraapiaformaadid eesotsas nagu konstellatsioon väga sellega aidanud, et sa nagu füüsiliselt nagu annad midagi ära ja see su psüühikale annab nagu märku, et nüüd me laseme sellest asjast lahti. Aga kui ühte nagu luuletuse teemasse hüpata niimoodi sinna lõpupoole juba, siis ma kindlasti olen pidanud lahti laskma lojaalsusest oma nagu esivanematele. Et mul on suguvõsas hästi palju tugevaid naisi. Siuksed naisi lähevad niimoodi ees. Ja ma arvan, et kogu Eesti on täis tegelikult tugevaid naisi ja ka ütleme selliseid naisi, kes on pidanud ise hakkama saama. Seda näitab meie tegelikult juba, kui me vaatame lihtsalt Eesti ajalugu, siis mehed sõjas, naised peavad ise hakkama saama. Ja olgugi, et ma selles mõistes väga imetlen ja austan neid oma suguvõsa naisi, siis nad ei olnud ilmtingimata väga õnnelikud. Ja siis aru saada sellest, et kuna ma väga neid austan ja imetan ja lapsepõlvest saati olen oma suguvõsa naistega tegelikult olnud väga lähedane, siis ma olen väga tahtnud olla nende moodi. Ja siis täna mõista, et okei, et nagu mingid need uskumused ja mingid õpitud mustrid ma pean ära andma selleks, et mina saaksin ise kogeda midagi muud. Aga kuidas seda nagu teha ilma, et ma reedaksin neid või kuidagi ise oma süsteemist siis ennast nagu välja jätaksin, see on olnud siuke suur küsimus. Ja mul on sellel teemal tegelikult isegi 2 luuletust, mis puudutavad seda sama teemat. Üks nendest on Preili iseseisev. Ja Preili iseseisev on 3 erineval platvormil, sotsiaalmeedia platvormil üle 400 000 vaatamise saanud. Ja see ei ole tõestus mitte minu äärmiselt oskuslikest turundusskillidest, vaid tegelikult sellest, et meil on Eestis ülipalju Preili iseseisvaid. Et kuna see on tekitanud nii palju resonanssi, siis see tähendab seda, et nii paljud tunnevad ennast seal ära. Ja Preili iseseisva lugu on tegelikult lahe lugu, sellepärast, et Preili iseseisev on inspireeritud minu praegusest ja tänasest ja loodetavasti ainukesest kogu lõpu elu kaaslasest, kellest see luuletus on kirjutatud. Ja see lugu sündis niimoodi, et see mees on selline, tema on metsamees. Tema on kalamees. Tema on 2 jalaga maas. Jah, mees. Ja siis selline väga ürgne mees. Ja siis mina olen suhtuge linnamimmu ikkagi. Aga tema on ikka selline, et kirvega. Ja tema sõidab ringi Volkswageni bussiga, millel on sellised kährikunahad. Et ta on selline nagu lahe karakter. Ja siis tema mind leidis ja tema mind kaasa haaras ja mina temaga kaasa läksin. Ja siis oli üsna meie nagu sellise nagu teitimise alguses selline hetk, kus tema tegi oma selle Volkswageni bussi ukse niimoodi krahmaki lahti. Ja siis mina, ma olen siuke kiire tegutseja, et ma ei vassi väga. Ja siis mina niimoodi haarasin sealt täpselt niimoodi mingid piimapakid ja siis mingid käekotid ja siis mul oli niimoodi sületäis oli asju. Ja siis ta vaatas mind ja siis ta ütleski mulle niimoodi, puhka jalga, Preili iseseisev. Ja siis mina vaatasin teda vastu ja mõtlesin, sellest mina kirjutan luuletus. Nii et tegelikult Preili iseseisev oma nagu mõttena on väga palju nagu temast inspireeritud. Et mis selle point seal taga oli see, et anna need kotid mulle ja mida sa jaurad, et sa ei pea tassima neid asju. Aga lihtsalt see sümbolism, mis läheb sinna taha, et me ei pea nagu naistena kogu aeg ise hakkama saama, aga kui on see kogemus, et ma ei ole saanud mehi usaldada, mul ei ole olnud isa, ma olengi pidanud ise hakkama saama väga-väga nagu noorelt, siis täna kogeda midagi muud moodi lööbki süsteemi väga errorisse. Aga ma väga hea meelega loeksin selle luuletuse ette, sellepärast, et see on väga
kõnekas luuletus. Ma haaran 2 keefiripakki ja käekoti sülle. Kui vaatad mind korraks ja siis ütled mulle. Puhka jalga, preili iseseisev. Kõike kandma ei pea üksi. Ma tean, et oled harjunud, et sinu jalas püksid, kuid lase ma aitan, kui mu pead õrnalt paitud. Ja sa vist ise ka ei tea, et koorem, mida lahustad, ei koosne piimatoodete raskustest või võtmetest mu taskutes, vaid aastate jagu ise hakkama saamist, kui vastutuse merel üksi aerutanud paadis. See on vist vanimate tütarde saatuslik sündroom, kus mehed on oht ja isa on fantoom, kus printsessile andmata jäi talle kuuluv kroon ja nüüd su ees ma seisan nagu ohutules loom. Puhka jalga, preili boss, ma tulen ja ma teen. Võtan tulelt ära potid, mis hinges üle on keend. Ja ma seisan tardunult. Jookseb elu silme ees, et ma ei ole teadnud, kes on turvaline mees. Mitte lihtsalt minu välja mõeldud fantaasia hüpotees, vaid keegi, kes maandab elu ümber ja mu sees. Mõistan, et pean vabaks andma kaitsed, mida loonud. Need, mis mind on elusana tänasesse toonud. Kuid rohkem ma ei soovi, ei saa ega taha. Iseseisvuse rüüma auga matan maha. Sind, mu kallis preili, kes rinda aina tagus, sõnu ma saan üksi su sõnastikus jagus. Teistelegi jagada. Uskudes, et survival mode'is jääme kindlalt elama, kuid nukker oleks jääda seda paati üksi vedama. Nendel matustel ma naeratan, annan kergusega maale, kui iseenda sees sean paika polaarsuse kaale. Sest ma tahan olla naine, kes vastu sinu kaljut peksab kirglikult kui laine. Elu joovastusest purjus, sest sina oled kaine. Ma saan olla müstika, sest sina oled maine. Ma toetan siis su õlale oma koormatud pea ja hingan välja mõttega, et nii on päris hea. Ühel kindlasti on seal täiesti oma lugu, mida ta nendest sõnadest välja võttis. Ma lihtsalt jagan enda oma. Jaga. Sest umbes 3 nädalat tagasi kehaliselt tajusin ma ära selle tunde, et ma võin ju arvata ja ratsionaliseerida ja mõistusega endale öelda, et minu elus on inimesed olemas. Aga sisemuses ma absoluutselt ei usu seda, et nad lõpuni on olemas. Ja siis, kui ma otsustasin, tegin praktika. Ja kui ma otsustasin selle käigus, et nüüd on teisiti, siis see tunne oli ikkagist see, et sa ei pea üksi, et päriselt ka inimesed on olemas. See oli nii jõustav ja nii toetav. Ja ma tean, mul on palju nagu põhjuseid, miks minu sisse on see selline tugev juurdunud uskumus tekkinud, aga sind kuulates siis mul tuli meelde, kui mu isa mulle ütles, et see ei peagi olema see, et sul ei ole näiteks olnud isa eeskuju, aga minu isa lihtsalt ütles mulle, mäletan, ma olin 16, et Helle, sa pead ise teenima, ise hakkama saama, sest muidu on see, et mees läheb su juurest minema ja sa jääd kõigest ilma. Ja see lihtsalt see üks lause, ainult üks lause. Okei, nüüd on nii. Ja siis ongi nii, et ma pean kogu aeg ainult pingutama ja hoidma ise ja tegema ja et see on, ja igaühel on see lugu erinev, eks ju.
et kust temal on need tulnud. Et aga see on mega tore tunne, kui sa tunned, et sa ei pea tõesti seda vankrit üksi vedama. Väga. Ja samas täna, kui ma sellel hetkel kirjutasin, siis ma niimoodi kogesingi, sest ma nägin, et see on nagu hästi suur takistus just selle närvisüsteemi teema pärast, millest me enne rääkisime, et mul oli mingid selliseid perioode selle nagu deitimise alguses, et ma veedan temaga koos aega, mul on väga hea olla, ma naeran, ma tunnen ennast väga hoituna, väga lahedalt ja ma lähen koju ja ma kukun lihtsalt mingi täielikku siuksesse melanhoolia auku, kus ma lihtsalt nutsin ja siis kui keegi küsis, et miks sa nutad, siis ma ütlesin, et ma ei nuta sellepärast, et midagi on valesti, vaid ma nutan sellepärast, et kõik on nii hästi ja see teeb mulle nii tohutult haiget. Et see oli täiesti teise tasandi rebenemine, kus sa nagu nutad justkui sellepärast, et su närvisüsteemil on lõpuks ometi turvaline olla. Või sa tunned ennast nagu raku tasandini hoituna ja turvaliselt ja see kogus seda nagu armastust või seda, et kuidagi, et mind nähti, et ma kogesin nähtud ja hoitud olemise tunnet. Ma ei olnud seda kunagi varem tundnud, et see oli valus. Ja siis tollel hetkel ma kirjutasin selle Preili iseseisvust, ma nägin, et see on nii suur osa, mida ma pean nagu vabaks andma selleks, et seda lasta sisse endale nagu seda head. Aga siis mingi hetk tänaseks ma olen natukene nagu tulnud sealt nagu jälle keskemale poole just selles mõistes, et ega need osad meist, tänu kellele me olemegi hakkama saanud, et ma ei saa teda ka endast nagu välja heita või maha matta, et ma saan aru, et ma kirjeldan siin, et ma teen talle nagu matused, aga tegelikult täna ma saan aru, et ka see on mingil tasandil selle osa nagu ära panemine, et siis ma võtan nüüd ta ikkagi tagasi kampa, et näha, mida kõike ma olen elus saavutanud tänu sellele, et mul on olnud see tuli, see drive, et siis justkui vahepeal on selline tunne, et kui ma lähen oma ettevõtlusesse nagu tegema nagu suuri asju, siis ma seal olen nagu selline täpselt. Mul pintsak seljas, sina teed seda, et seal tuleb see minu selline ürgne, naiselik, aga samas tugev sisemine mees, kes teeb neid asju. Aga siis, kui ma lähen koju, vaata, siis ma tahan. Et siis ma tahan olla see nagu see siuke pehme ja selline vahepeal väga naiselik ja vahepeal ka nagu tüdrukulik on ju, et ma tahan, et ma oskaksin neid osasid endast nii-öeldes ise reguleerida ja vahetada, aga mitte ühtegi tegelikult välja heita või maha matta. Tahtsin sulle just öelda, et see nagu tänane. That's the goal. Et nad on kõik sinu sees olemas, aga sina juhid neid. Mitte nemad mind. Mitte nemad sind. Jah. See kõik taandub sellele, et sa tegelikult teed hästi palju tööd ise endaga ja vaatad enda sisse ja tervendad endas neid kohti, mis mingi osa sinust siis kunagi ei saanud või et mis tema jaoks olid ebaturvalised. Väga tahaks kuulda sinu sisemise lapse luuletust. Saan lugeda. Väga paljud asjad, nagu täna see on tulnud jutuks nii mitu korda. Sa saan aru, et see teema on aktiivne. Ja selle sisemise lapse luuletuse tegelikult selle taustalugu on selline, et see on hästi palju, selle sündimine oli seotud ka täpselt selle sama kogemusega, mida ma rääkisin, et lõpuks kuidagi mul on turvaline olla ja kuna ongi see, et mul ei ole olnud isa ja mul ei ole olnud turvalisi mehi mu elus, siis selle sisemise lapse luuletus minu jaoks on väga seotud just sellega, et mis tunne on kogeda ennast nagu turvaliselt kuidagi nagu mehega ja siis ma sain ühel teerännakul sellise visiooni, et mul on silmad kinni ja siis ma olen selle oma elukaaslasega niimoodi, et tema on siuke 6, 7 ja siis mina olen siuke 6, 7 ja siis me niimoodi koos niimoodi nagu teeme mingeid asju, vaata, siis kükitame kuskil kuuris ja vaatame mingid mutreid ja teeme nagu seikleme koos, et seal on selline nagu laste sõpruse element kuidagi tuli ja see nii liigutas mind see nagu, et ma nägin iseennast lapsena ja siis ma üks hetk istusin endaga maha selle nagu suhte alguses ja siis ka niimoodi nagu kallistasin ennast ja siis küsisin enda sellelt sisemiselt lapselt, et Stella, et kuidas me tunneme nagu ennast nüüd nagu selles suhtes või selles kontekstis.
ja siis mu sisemine laps oli niimoodi. Ja siis ma olin mingi wow. Ma tõesti vabandan kõikide eest, kes kõrvaklappidega praegu kuulevad. aga et ma sain aru, et see lapse nagu tunne on selline, mul on nii lõbus, mul on nii hea meel, oh my god, me teeme igasugust lähedad asju, et ta on nagu selline. Ja siis ma olin mingi et mul on nii hea meel, et sa tunned ennast nagu nii hästi. Et tavaliselt on nagu vastupidi, et see täiskasvanu on mingi ja tule välja, tule, meil on okei. Ja siis see laps on siuke, et ma ei ole kindel. Et ma pean ikka natukene, mul on nüüd natuke hirm. Aga et minu see sisemine laps nagu selles kontekstis läks nagu niimoodi nagu ees. Ja siis mina täiskasvanud, nagu mina olin niimoodi, et okei, et mul läheb natuke aega, aga no ma tulen sulle järgi, et no okei. Ja siis sellest tundest inspireerituna, et kuidas on kogeda seda tunnet, kui mu sisemisel lapsel on turvaline olla, siis kirjutasin luuletuse Sisemine laps. Ja see kõlab niimoodi. Kas ma võin nüüd välja tulla? Ta küsib. Kollases kleidis, millel rohelised mummud. Veidi viltune tukk ja sukad, mis tuhmund. Ta on seal ukse lävel nii süütult siiras. Nii väike ja maailma ees veel natuke võõras. Jah, kallis. Nüüd võid tulla. Sosistades haaran sülle. Väikse täiskasvanu raskus on sind rusund. Nüüd saad olla laps. Ma luban. Kas usud? Et su sära ja mängu enam keegi ei lõhuks. Et väiksemalt unistama miski ei rõhuks. Ma võtan enda kanda, muundan valu kõik õhuks, mis vikerkaare tolmuna su uksele veel hõljuks. Laula kallis valjemini, näita maailmale ennast. Teine teisel lähemal tood mitmed õed ja vennad. Ka neid, keda siin elus veri ei ühenda. Tõe leiad siis, kui end otsinguile pühendad. Sest ehedus on väärtus, milles paljud ei ela. Nad kasvasid suureks ja unustasid ära, et laps sinu sees on tugevaim kompass. Ja teda kuulatades saab täidetud su tass. Seega naera, kui on vaja ja jonni, kui tunned. Suhkruvati pilvel sind ikka laulan unne ja tantsi printsess nii, et kogu maailm näeb, kuidas mure mõtte pilvest sa hooga mööda läed. Ja kallis ära unusta, sa üksi pole iial. Mina kannan hoolt, et alles jääks su tiivad, mis kõrgele ja kaugele sind elus aina viivad. Ja kinni püüan alati, kui pilvepiiri riivad. Kaks hästi tugevat asja, mis minul kuidagi, seal on väga palju kihte, väga palju ilusaid sõnumeid. Aga see, millest me juba rääkisime, see eheduse pool, et me oleme ära unustanud, kes me päriselt oleme, kes see päris ehe mina olen. Ja siis me ei julge seda aina näidata. Ja teine osa, et see pilvepiiri pool, et ma püüan sind alati kinni, on ju. Et see usk iseendasse, et ükskõik mis juhtub, siis ma olen nüüd täiskasvanu ja ma nüüd päriselt saan nagu kõigega hakkama. Väga. Ja tegelikult, kui me räägime ka loomingust või eneseväljendusest, siis kui me vaatame lapsi, nad lihtsalt on. Nad teevad oma asju, nad joonistavad, nad tantsivad, nad laulavad. Siis sa vaatad täiskasvanuna neid niimoodi, et oh my god, et nii lahe, et sa oled nii julge, aga mina nagu ei julgeks, on ju. Et vaatad, et laps läheb kuskil oma lasteaias, vaata seal laulab üksinda mikrofoniga, et ise pisarad silmis, aga ise ei julgeks. Et siis tegelikult minu arust ka selline, kui me räägime eneseväljendusest, loomingust, kunstist, on ju, et
et see on nii palju minu arust seotud sellega, et kas sa lubad sellele oma sisemisele lapsele olla see sisemine kunstnik, kes tahab mängida, kes tahab katsetada, kes tahab proovida ja kes nagu lapsena ju julgesid. Ja siis tuli pubekaiga, tulid mingid võrdlemised, tulid ebakindlused, tulid mingid kommentaarid, tuli täiskasvanulik ametlikkus. Mulle nii meeldib see, kuidas kõik täiskasvanud on siuksed. Me oleme hästi ametlikud, me kõik teeskleme. Ma olen iga kord, kas te olete lollad? Et miks te teesklete, palun? Et tahaks nagu niimoodi koputada, et palun, et me oleme ju kõik inimesed, et miks te teesklete nagu? Et minu jaoks see nagu täiskasvanu selliste ametlike rollide nagu mäng on alati olnud selline, mida mulle meelega meeldinud niimoodi torkida. Et ma lähen optometristi juurde, siis ma teen taga nalja, vaata. Et meid nagu sellest rollist välja murda. Aga et siis mulle tundub lihtsalt, et mida rohkem me seda oma last armastame, hoiame, lubame tal olla tema, siis seda rohkem me täiskasvanu elus loome seda loomingut, mis meie nagu sees on. Et see on hästi suur võti selle lubamiseks. Sest see loomingu mahl minu arust tihtipeale tuleb pigem sellest nagu väiksest. Ja see tuleb armastuse kohast. Ja armastus on ju, meie hinged on ju tulnud siia mängima ja looma. Väga. Ja me loome ju armastuse kohast. Et see ongi see täpselt, et lapsed teevad kõike armastuse kohast. Ja hirmuta mingis mõistes on ju. Ja samas minu arust, mida paremas suhtes sa oled iseendaga, seda ma ei saa öelda, et sa oled nagu kaitstud teiste kriitika vastu, aga ütleme niimoodi, et kui sul on enda sees turvaline, siis sa niivõrd tugevalt ei põe seda, et mida tema nüüd arvas või kui tema ütleb nii või kui tema kommenteerib sinna TikToki nii või Facebooki, no jumala eest nagu kommenteerige, I don't care. Et nagu või kuidagi, et siis sul on nagu see, et aga mina tean, kes ma olen. Mina tean, miks ma teen, mida ma teen ja siis ma saan seda nagu paisata endast välja. Sest minul on iseendaga turvaline. Aga see on nagu töö, millesse nagu tasub investeerida. Ja mina samamoodi, mitte üldse, et oleks selles nagu mingi suur meister, aga ütleme, et harjutan seda ikkagi pidevalt ja pean ennast jälle tagasi tooma, et Stella, mina mäletan, kes ma olen ja iga inimene, kes mind vaatab läbi oma filtri. Tal on oma perspektiiv, tal on oma projektsioon, tal on oma valu, et kes iganes, et sul tekib see mina eristusvõime ka. Et saad empaatiliselt vaadata ka seda inimest, kes sind kritiseerib. Ja ma olen seda vist jaganud ka podcastis, aga mind on hästi aidanud või kunagi omal ajal, kui ma siis alustasin selle terviseprogressiga, siis mind aitas hästi Ed Kärsini lause, et jumala lahe, kui ma kedagi trigerdan. Siis ta võiks minna koju ja vaadata, mis see on, mis mind praegu trigerdas. Et oota nagu, ma üritasin nüüd praegu EPO-energiat järgi teha, aga see oli nii lahe, see oli nagu nii lahe, nagu selline nagu, et mine siis koju ja vaata, miks ma sind trigerdasin. Ja siis ja tegelikult nii ongi, et siis igaüks kuuleb ja näeb sind oma filtri läbi, on ju, ja nii on palju elutervem elada, et las ta siis vaatab oma filtri läbi ja see on tema vastutus vaadata, miks tema filter praegu niimoodi teda käivitas, on ju. Absoluutselt. Ja õnnelik inimene üldjuhul ajab inimesi närvi. No sellest ei ole pääsu. Sorry, kui te tahate olla õnnelikud, siis te peate arvestama sellega, et hakkate inimesi kettasse ajama, sellepärast, et nagu inimene näeb seda midagi sinus, mida tema endale ei luba ja siis ilmselgelt ta pigem tahaks nagu sind sealt nagu maha tõmmata, kui ise endale otsa vaadata, et vau, et ma tahan ka olla või et see on siuke nagu positiivne kadedus, on ju, et see käib selle teekonna juurde ja siis sina saadki täpselt samamoodi öeldagi, et lahe, et ma sain sulle peegel olla. Lahe, et sa said nagu minus näha mingit kohta iseendas. Stella, saad aru, meie aeg saab otsa. Ma tean. See on väga kurb. Aga samas nii see lihtsalt on, et tuleb siis tulla uutele rännakutele. Kuidas sa ise tunned? Kas sa tahad ühte luuletust veel siia lõppu lugeda? Või tahad sa lihtsalt midagi öelda, mis on jäänud veel ütlemata? Ma arvan, et ma ütleks siia lõppu selle mõtte, mis on kõikide minu luulerännakute point, mis on minu luuleraamatu viimased sõnad, mis ma lihtsalt
meeldetuletuseks tahaks igale inimesele öelda, et tegelikult ma ütlen seda kogu aeg ainult iseendale. Nüüd on naeranud, ma olen korrutanud seda aprillist saati igal luulerännakul, igal esinemisel, kus ma käin ja siis ma jõuan koju ja mõtlen, et see on mulle meeldetuletus, aga et siis teile ka. Minu jaoks on see mõte, mis võtab kõik kokku, et armastamine on kõige julgematele inimestele siin maailmas. Ja väga paljud ei julge. Nii et ole sina üks nendest julgetest. Et julge armastada, julge ennast välja panna, julge usaldada. Vahet ei ole, mis on juhtunud. Et tööta neid haavu läbi ja lihtsalt julge uuesti armastada. Ma lihtsalt korrutan seda ise endale, et minu süda püsiks avatuna ja mina julgeks minna seda teed pidi. Et see on see minu selline sõnum, mida ma tahan edastada. Ja minu luuleraamat Vabavoolu veele on praegu eelmüügis stellaterna.ee lehel ja tuleb välja 1. detsember tuleb trükikojast, trükisoe, 208 lehekülge minu rännakut ja kõiki neid etappe, mis sinna vahele jäid. Ja siis on saadaval ka Apollose rahvaraamatus. Et ma võin poeet olla, aga ma olen ikka ärimutt ka. Nii et siis lihtsalt väike promominut siia lõppu. Mina ostsin 2 raamatut ja väga ootan juba. Ja... Täna läks trükki kusjuures. Aga lahe. Palju õnne. See on nii suur asi. Ja... See raamat on higiveri pisarad, no. See raadses mõttes. et see ma ise ka väga ootan. See raamat on juba, ma tean, väga hea energiaga. Aitäh. Ja sellest armastuse kohast see on nii lahe, et sa teed iga rännaku lõpus. Minu igapäevane küsimus on minule endale ja vahel mitu korda päevas, et kui ma seda teen, kas ma teen seda armastuse kohast. Ja vahel on armastuse kohast asju teha hästi ebamugav. Ja seal ongi see koht, kus iseennast hoides ikkagist edasi minna. Sest kui see tuleb armastuse kohast, siis see peab lihtsalt tulema. Et seal ei saa enam midagi muud vastu panna. Nõus. Aitäh sulle, Stella. Aitäh, et kutsusid. Hingame kõik sisse ja hästi mõnusalt sügavalt välja. Kas keegi tahab midagi küsida? Jah. Raamatu küsimus. Mis su teine variant oli pealkirjal? Pealkirjal? Oota, Stella, ma kordan küsimust ka. Et oleks, et mis raamatul, kas see raamatul oli teine pealkiri ka ja mis see oli? Hülgamishaava lõpueksam. Ok! Ma olin täiesti mingi, et ma tean, et mul mingi oli, aga oota, ma otsin oma sealt ajuarhiividest seda, sest ma tunnengi, et kui hülgamishaav on nagu minu baashaav ikkagi nagu isa kaudu või mis meestega on seotud hästi sügavalt, siis see, et ma selle kogemuse nagu sain, maha jäetuks tulemise kogemuse, see oli lõpueksam. See oli lõpueksam lihtsalt, et see oli see, et kui sa midagi nagu kardad, et mu kõige suurim hirm ja siis see saab teoks, siis kui sa selle nagu ületad, siis see oligi nagu viielisena tulin sealt kurat välja. aga tänu sellele, et ma läksin väga sügavale. Et see oli see, aga ta oleks natuke morbiidne olnud, aga see oli nagu üks selline mõte oli küll. See oli pintsakuga Stella variant. Ja. Ta oli mingi, ma läksin kooli. Eluülikooli õpetas. Jaa. Lahe küsimus, thanks. Jaa. Kuidas sa siit edasi nüüd hülgamist enda elus koged? Mis suhe sul nüüd hülgamisega on? Kuidas sa siit edasi hülgamist koged ja mis suhe sul nüüd hülgamisega on? Ma arvan, et seda sellist enesesse ankurdust
ma ei tea, kas see on sõna, aga tuli oluliselt rohkem juurde, et seda teadmist, et väga tore, kui ma saan oma elu kellegagi jagada ja armastada ja olla armastatud ja luua suhet ja teha kõike, aga mina ei lagune tükkideks siis, kui see peaks ka mingil põhjusel lõppema või üldse ja sõprussuhetes samamoodi, et mina jään. Ja see on see õppetund või see vundament, mis ma selle kogemuse kaudu ehitasin, sest sellel hetkel, kui see lagunes, ma ütlesin sellise lause samal õhtul, helistasin oma sõbrannale telefonikõne ja ütlesin, et kõik laguneb. Kõik, ma olin Põlvili tänaval, kõik laguneb. Ja siis ma tagantjärgi sain aru, et see oli selle sisemise lapse lause tegelikult, et täiskasvanu elus ja minul ei lagunenud kõik asjad. Lagunes ainult suhe. Tegelikult karjäär jäi, minu sõbrad jäid, minu kired ja minu iseloom ja kõik tegelikult ju jäi, aga see tunne oli see, et kõik laguneb, mis ongi tegelikult see, et lapse jaoks, kui üks vanem läheb ära, kõik laguneb. Ja siis see nagu peegeldus, mis ma sealt sain, oligi see, et vau, et ma olen elanud nagu mingis projektsioonis tegelikult, et täna kogeda seda, et mina alati jään. Et see on suurim kingitus. Ja siis sa lähed ka, ütleme niimoodi, nagu armastusse hoopis teise tundega, et see on vabatahtlik. See ei ole enam nagu see, et ma vajan sind ja sa pead olema ja sa, et see on selline surutud, vaid et kui sa tahad, siis ole. Kui sa ei soovi, sa võid minna. Ja see tunne on nagu hea. Ja seda on kerge öelda, aga siis see, kui sa see kogemuslikult selle kätte saad keha tasandil, see on nagu, see on see, mis muutuse loob. Et ikka niikuinii see saab olema valus, on ju. Iga tahes, muidugi. Ja lihtsalt see tunne lihtsalt, et aga mina jään endale alles. Jah. Et minu maailm ei lagune. Aga, ja et kui ma olen juba ühe korra seda kogenud, kus see, et just ongi see, et kui me oleme kogenud midagi, meie mingit baashaava, me lähme ellu seda uuesti tegelikult looma selleks, et see koht saaks tervendatud. Et siis ma näen, et mul oli seda kogemust vaja, mitte mingit muud moodi ei oleks saanud ma seda, kes ma täna olen. Ma pidin olemagi mitte nagu, et ma ise lõpetan selle suhte, vaid see pidi lõppema nii pidi. Selles osas ma olen mõelnud seda ja mina oleks hästi ettevaatlik endale selle uskumuse kinnitamist, sest mina olen väga seda usku, et ka tervises sa ei pea lagunema selleks, et tervist toetada ja tegelikult sa ei pea minema nendesse kohtadesse nagu sellisel kujul tegelikult, et sind näiteks, kui sul on hülgamishaave, et sind peab kindlasti keegi maha jätma, et sa kogeksid selle läbi. Et tegelikult mina olen enda missiooniks loonud selle, ja mida ma tegingi nüüd ka, ja see 3 nädala tagune asi oli, mul on ka kõige suurem haav on hülgamishaav, et kuidas saab nii, et ma ei pea nagu seda nagu õppetundi saama nii. Et see on ka üks asi, et me ei räägiks endale nagu ka neid uskumusi ei seaks nagu ette, et nii peabki minema. Ei pea, see tihtipeale on nii. Aga võib-olla ikkagist ei pea. Aga võib-olla see on ilus lugu, mida mina endale räägin. Ma usun, et igal inimesel on täiesti oma lugu, et täna ma lihtsalt ise selle kogemuse eest olen väga tänulik. Sest et sealt ma lihtsalt sain enda jaoks mingid sellised asju, mis ma arvan, et minu eluloos olid väga olulised. Et täna näen seda kui kingitust. Ja tavaliselt need kogemused ongi kingitused. Ja. Stella, kuidas sa lood oma loomingut? Kas sa näed visuaalselt sõnu või sündmusi või sa kuuled? Kuidas sa lood oma loomingut? Kuidas sa lood oma loomingut? Transis. Ma tegelikult enamjaolt kirjutan öösiti. Mulle meeldib öelda, et mu enesekaitsemehhanismid magavad siis. Et siis ma saan olla ausam, sest nemad tuduvad. Aga see on huvitav, et mul on hästi nende luuletustega, mis ma olen teinud, mul on väga paljud väga pikad luuletused ja ei ole niimoodi olnud, et ma kuidagi mõnda olen mõelnud pikemalt, aga enamus on tulnud niimoodi nagu ühe joruna ja see tunne ongi olnud selline, et see voolab ja ta voolab must nagu välja ja et ma kirjutan niimoodi et ilma pausideta. Sa kirjutad telefoni? Jaa, ei, ma ihkan käsitsi kirjutamist. Esiteks mul on kohutavalt kole käekiri ja teisalt mul ei jõua käsi nii kiiresti järgi, kui mul mõte jookseb. Et ma olen kiire trükkija ja siis ma nagu trükkides mul lihtsalt ta niimoodi nagu tuleb ja siis ma tihtipeale näiteks ei saanud magada,
sellepärast, et ma olin nagu üleval, mõtlesin, und ei tule ja siis kirjutasin ja siis kohe jäin magama. Et see sõnum oli, tahtis nagu tulla ja kui ma ta nagu välja endast lasin, siis ma sain minna magama. Ja siis ma hommikul olin niimoodi, et issand, ma vist eile kirjutasin midagi. Ja siis läksin ise niimoodi vaatama, väga huvitav. Ja siis mingi hetk see hakkaski nagu toimuma niimoodi, et tuli nagu, ma naeran ütlen ühes oma luuletuses, et anded on Jumala smartposti saadetis. Ja siis ma naerangi, et need luuletused on nagu sellised nagu bling-bling, et saadetis, mina jälle, edastatud. Ja siis ma jälle elan nagu oma elu edasi, et ma olen nagu see vahend, mis vahendab. Ise nagu kuidagi kogesin lihtsalt seda üks hetk niimoodi. Ja siis kui keegi ütleb, et kirjuta mu emale selline luuletus, tal on sünnipäev. Ma andeks ei oska. Et ma olen täiesti niimoodi, et minu arust nagu Jumal praegu ei ole sõnumit. Jumal ei saadud ka emale sõnumit. Et ma nagu naeran, et kui keegi ütleb, et nüüd kirjuta, siis ma olen täiesti niimoodi, et ma ei oska kirjutada või et mul ei tule niimoodi. Et see tuleb siis, kui mulle saadetakse või tuleb see inspiratsioon peale ja siis ma saan seda kirjutada. Ja siis, kui keegi küsib ka, et kas tuleb teine raamat, ma olen täiesti mingi, ärge küsige minult. Mina ei tea. Küsige Jumalalt. et kui ta tahab minu kaudu nagu sündida või tulla, siis ta tuleb. Aga mina seda ette ei tea ja mul on tohutu austus sõnade ees. Ja ma alati ütlen, et sõnad ei allu mulle, mina allun neile. Et oma loomet mina ei kiirusta, ei suru. Kui tema tuleb, siis ta tuleb nagu nii ja siis mul tuleb see impulss. Aga niimoodi, et vägisi nüüd hakkame kirjutama luuleraamatut teist sellepärast, et nüüd peaks. Ei. Aga kui su businesswoman on nagu niimoodi, et... No businesswoman ma hoiangi niimoodi, et sina puhka nüüd jalga, et me saame luua tegelikult ükskõik millist muud businessit ka. Et ma ei paneks ka oma loomet sellisele kohale, et sina nüüd pead mulle tooma karjääri, sina pead mulle looma raha. Ei. Et tema ma hoian nagu vabana. Et ei survesta. See on üliilus koht. Või ma olen nagu tähelepanelik praegu selles osas, sest see on kerge vaata tulema, kui sa oled mingi, okei, inimestele meeldib, okei, ma siis kirjutan veel, aga ma mitte midagi ei saa ja ma ei kirjutagi praegu mitte midagi. Kui tuleb, siis tuleb. Jah. Stella, kui me tuleme tagasi nüüd selle hülgamishaava juurde, siis kui sa nagu täiesti ausalt oma seest nagu mõtled ja ütled praegu, siis kuidas sa hetkel tunned, kas sa said terveks enne seda uut suhet, kas sa nagu tervenesid uue suhte algusega või tegelikult see protsess käib nagu siiani edasi sinule nii-öelda teadmata ajaks, et see on midagi, mis nagu lähebki sinuga elupõliselt nagu edasi ja see on mingi protsess, millega sa nagu jätkad pidevalt. Räägi oma hülgamishaavast rohkem. Okei, küsimus oli siis see, et kas ma tunnen... Tegelikult oli väga ilus küsimus, ma sellepärast ei tahagi putsida seda, ma ei taha seda putsida lihtsalt, et jah. Okei, et küsimus oli see, et kas hülgamishaav on selline asi, mille ma sain nagu tervendatud, nüüd on just tehtud või on see protsess, mis nagu praegu edasi käib ka selles kontekstis, et on ka uus suhe. Siis ma arvan, et kui ma kõige ausamalt vastan, siis ma vastan ikkagi niimoodi, et see on asi, mis käib ja see protsess nagu käib ja seal on neid kihte lihtsalt nii palju, et ma ise tegelikult ei olnud sellises kohas, et ma oleks tahtnud, nagu, et ma oleks niimoodi, nüüd ma nagu hakkan endale mingit meest otsima, et see ei olnud, et ma hea meelega nagu oleks olnud pikemalt nagu oma ette või tervendanud seda haava nagu oma ette, aga mul on selline tunne, et tihtipeale selliseid haavad, mis on nagu relational, ehk siis mis ongi seoses ja suhtes teistega, et neid saabki kõige rohkem tervendada suhtes nagu teistega, et sest see on see kõige suurem peegel, mis toob neid nagu kohti üles, mida sa võib-olla ei näe, kui sul seda nagu peeglit kõrval ei ole, on ju. Et ma arvan, et see on nagu osa mu sellest protsessist ja ma ei hakanud nagu sellele vastu võitlema, kui mul see tunne tuli, et okei, et ma tahan. Ja tegelikult see on lahe, et ma alguses puksisin sellele hullult vastu, et ma olin mingi täiesti pekkis, ma hakkan jälle armuma, et nagu ma olin enda peale tegelikult nagu siuke veel niimoodi nagu kuri ja siis mul sõbrannal niimoodi, et Stella, et sa oled rääkinud, et sa tahad nagu pere ja lapsi ja nagu abielu ja seda, et see on nagu nii suur unistus olnud nagu sul või et kuidagi, et sa oled seda nii väga tahtnud ja nüüd see nagu saadetakse sulle ja siis sa oled mingi pekki küll, vaata, et make it make sense ja siis ma olingi mingi okei. Et ma arvan, et see protsess käib ja siis ma teengi seda niimoodi, et
et üks päev korraga, üks kiht korraga ja ei saa kiirustada üheski suunas. Ja sellest on selles mõistes kõik osapooled ka nagu teadlikud, et millised protsessid mul on elus olnud nagu poolel ja mida tähendab ka selle luuleraamatu väljaandmine minu jaoks on ju. Et see on ka kogu sellest nagu teekonnast, et see ei ole midagi, mida ma pühin niimoodi, et seda nagu ei oleks olnud. Et kindlasti käib. Ma küsin siis. See tuleviku Stella või see tuleviku mina jutt, mis sa hästi korraks mainisid. See väga kõnetas mind, sest ma sain aru, et ma ei ole üksi. See on väga tore. Kas sa tahaksid sellest lähemalt rääkida või avada kuidagi natukene seda teemat, seda tuleviku Stella teemat? Et kuidas sina näed siis neid tulevikke Stellasid? Mul on ajajoontega selline nagu see, kus mina näen ajajooni, on see, et kõik ajajooned eksisteerivad kogu aeg üksteisega paralleelis. Ehk siis kõik hetked on kogu aeg praegu. Kõik hetked, mida mul on kogenud ja kõik hetked, mis on alles tulemas. Valmistuge uhuuks. Ehk siis kõik ajajooned on nagu üksteise peal ja siis näiteks praegu ma kogen seda hästi sügavalt niimoodi, et kuna praegu sellisest minu võib-olla kõige valusamast nagu perioodist on möödas täpselt aasta, siis kui ma praegu satun näiteks sellistesse kohtadesse, kus ma eelmine aasta olin, sama nagu asukoht on ju, kuskil tänava nurgal või kuskil mingis poes või kuskil metsas või kuskil, siis mul on väga elavad ja selged mälestused iseendast, kus ma seisan või istun ja ma kogen mingit emotsiooni ja ma mäletan seda nii detailselt, nagu ma olekski praegu seal. Ja siis mul on selline tunne, et kui ma nendesse kohtadesse uuesti lähen, siis ma näen seda Stellat seal aastaga tagasi ja siis mul on selline tunne, et ma tahaks koputada niimoodi klaasi peale, et tšau, et ma tahaks sulle nagu rääkida, et kas sa kuuled mind või et ma tahan nagu, et ma tahan talle nagu edastada mingit sõnumit. Ja tema ei saa mind näha, sest nagu me elame lineaarses ajas on ju, et oli aastaga tagasi ja on täna, me ei saa kohtuda temaga. Aga mingil energeetilisel tasandil on mul selline tunne, et tema kuuleb mind. Ja see on nii huvitav, sest eelmine aasta, kui ma neid hetki kogesin, siis ma hästi palju ükskõik millist rasket emotsiooni ma läbi töötasin, ma alati ütlesin lõpus, aitäh, ma tean, miks ma seda teen, aitäh, ma tean, et see on oluline, aitäh, ma varsti näen, ma täna ei tea, aga ma varsti näen, aitäh, et ma nagu hästi palju tänasin, see on kingitus, niimoodi kordasin endale seda, olgugi, et ma nagu ei tundnud seda. Ja siis täna nagu tagantjärgi ma mõtlen, et äkki ta kuulis mind. Et äkki see mineviku mina seal nendes hetkedes kuulis seda Stellat, kes praegu käib seal klaasi taga koputamas. Ja siis nüüd, kui mul see raamatu eelmüük oli, siis ma istusin niimoodi, enne kui ma raamatu eelmüüki panin, siis ma istusin suure toa põrandal ja lihtsalt olin niimoodi, ja see raamat läheb top 1 ja ma tean, ja okei, see raamat müüb eelmüügis välja, ahah, ja okei, ma tean, ma kuulen. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et äkki tulevikus Stella käib mulle neid jutte praegu rääkimas ja tema koputab seal klaasi taga ja mina kuulen teda. Ja see on nagu üks kõige sürrimaid nagu asju, mida ma kogen ja mida ma nagu usun, et kui mina suudan käia toetamas oma mineviku versioone, siis tuleviku versioonid käivad toetamas mind. Ja siis kõik ajajooned eksisteerivadki ühes hetkes. Nii lahe. Ärge vange palun selle jutu eest. ärge tule riidale palun. Aga et see on nagu, see, kuidas ma kogen seda tulevikku nagu, ja mida tugevamaks see tunne läheb, seda nagu selgemalt ma seda tajun. Ja siis saan aru, et see on ka väga suur osa sellest, kuidas ma oma tulevikku loon. Ja siis see Stella käib seal koputamas, aga võib-olla tema jõudiski sinna selle tõttu, et mina täna uskusin, et tema sinna jõuab. Ma ei tea, kumba pidi see on. Mul on ka nii. Yay! Witches! Koputage muja ka. Tänulikkus on ka hästi suur asi sul nagu kõigest sellest, nagu isegi nüüd sellest küsimusest. Et seda on nii ilus ja hea kuulda. Ma arvan, et hästi paljud inimestel on raske sinna kohta jõuda. Et olla nagu, et isegi kui on raske, siis leida see tänulikkus üles, sest see aitab tegelikult nii palju. Aitäh valu eest. Jaa, aga aitäh valu eest. Aitäh.
see on ja see aitäh igas olukorras. See on nii nagu tervendav ja hea tööriist minu arvates. Ja mida rohkem praktiseerida, seda rohkem see päriselt jõuab juba esimese aitähiga sügavatesse kihtidesse. Et sa juba tegelikult tunnetad seda tänutunnet kõige eest, ka nende valusate kohtade eest. Võtame veel ühe viimase küsimuse. Noh? Sinu järgmine, sinu unistus täna, millest sa unistad nüüd, kui raamat läks täna trükki? Kas sul on uus unistus silmapiiril? Kas sul on uus unistus silmapiiril? Ta ei pea seda isegi välja ütlema tegelikult. No ütleme niimoodi, et see, et raamat trükki läks, on esimene nagu üks samm. Seal neid samme on nagu veel, kuhu oleks lahe nagu sellega jõuda või et oma nagu seda sõnumit, mis on see sõnum, mida ma tahan selle oma looga tegelikult edastada, et kui kaugele ma tahaks sellega jõuda. Et seal on kindlasti nagu praegu hästi siuke toores power. Et kui keegi küsis mu käest ka, et mis tunne nagu praegu raamatuga seoses on, siis ma ütlesingi, et mul on selline tunne, et ma istun nagu raketi peal ja siis käib see countdown 10, 9, 8 ja siis ma olen lihtsalt niimoodi et nagu, et see ongi selline nagu hästi nagu, et see tunne, et ma lähen nagu seinast läbi, et andke mulle ette ja ma panen nagu segane, et selline hästi suur kirg ja passion ja jõud on selle projekti taga ja ma tegin uue ettevõtte selle raamatu jaoks ja ma panin sellele nimeks Elurakett OÜ. Nii et nagu, et see energeetika, millega see ettevõte on loodud, on ka selline et see on kindlasti nagu veel protsessis nagu, aga ma arvan, et suures plaanis eraeluliselt olen ma ikkagi väga siuke nagu perekeskne, et ma tahaks, et mul oleks nagu maja ja ma tahaks, et mul oleks hobused ja ma tahan, et mul oleks lapsed ja ma tahan, et mul oleks koerad ja ma tahaks kaminat õhtul kütta ja teed juua, et nagu tegelikult ma olen üsna selline nagu homebody, et ma arvan, et see on võib-olla selline asi, mida ma tahaks luua oma ellu. See olemisest loomine. Jah. Ja vaba, et loon seda, mis tahab tulla, aga et rohkem seda, kuidas ma tahan ennast tunda, kui seda, mis on see, mis peab selle tunde mulle tooma. Väga lahe on ju. Aitäh sulle, Stella. Aitäh. Minu rõõm. Aitäh, et sa kuulasid, et sa tulid siia või sa kuulad seda järele. Et sa võtsid siit kaasa täpselt seda, mida sinul hetkel vaja oli. Ja täiega soovin lihtsalt hästi palju armastuses elamist, iseenda kuulamist ja julgust olla päriselt see, kes sa oled. Ka siis, kui see on ebamugav. Aitäh. Aitäh.